silla loomist. Palun, Tallinna linnapea, esimees. Mis võiks sulle meeldib? Ei tea, kumba sa oled sellist juba rääkinud. See on ka küll. Plaan on meil natuke suurem kui üks sild. Kokku 4 sillale meil tulevad sellised rohelised lahendused. Kui läheb hästi, siis tulevikus kõik laagnad ja sillad on rohelised. Sillal ja nagu näha, siis käib siin kibekiire töö. Nimelt pannakse siin täna mulda umbes 2500 lilletaime. Hetkel on minu kõrval Jüri Ratas, kes on samuti tulnud siia natukene tööd tegema. Et kui tihti teil tuleb ette seda, et peate lilli või taimi istutama? Üpris tihti, et kas koduhoovis või maal ja seda on mõnus teha. Et see töö ei ole teile võõras? Ei, ma arvan, et see on enamus eestlastele ja eestimaalastele üsna igapäevane, eriti kevadisel ajal. No, te olete olnud samuti ju Tallinna linnapea, et kuidas nüüd tundub, et mis on muutunud selle ajaga, et kas on tulnud lilli rohkem juurde linnapilti? No kindlasti Tallinn on muutunud roheliseks, et üks, millega me seda hindame, on tõesti need samad lilled ja sellised rohealad, aga kui vaadata, kui palju on muutunud näiteks ühistranspordis, ma mõtlen ka 15-16 aastat tagasi, kui mina olin linnapea, kui palju on läinud paremaks tegelikult veekanalisatsiooni kvaliteet, et see kõik näitab tegelikult seda, et Tallinn on roheline linn ja ühistransport, vesikanalisatsioon, need on väga olulised komponendid. Nii et olete rahul sellega, kuhu suunas Tallinn liigub? Tallinna elanikuna muidugi ma olen rahul selles, et kui mõelda, et mis on Tallinna suuremad hädad, siis Tallinn on puhas, Tallinnas on päris palju tehtud ka uusi selliseid jalgrattateid, aga ka uusi sõiduteid, kui võtame selle sama reiditee, mis tegelikult on olnud ja alati niisuguse mere ääre avamise mõte. Et ma arvan, et Tallinn areneb jõudsalt. Kuidas kavatsete tänast Tallinna päeva veel tähistada, et mida te pärast teete? No kõigepealt istutan linnapeaga ja linnaosa vanemaga siin lilli. Ja siis edasi, kuna täna on ka perepäev, siis on töökohustused seotud ka Riigikogu esimehena. Olgu, aitäh teile! Aitäh teile! Nii, ja nüüd vaatame siin härra linnapea. Kas tohib teid töö juures segada? Mina küll ei saa rääkida, mina pean tööd tegema. No kui tihti teil tuleb ette seda, et istutate lilli või taimi üldse? Ei, no, kui päris aus olla, et tegelikult ma isegi ei mäleta, kas on minu päris esimene kord või teine kord, aga mitte tihti kindlasti. No aga kuidas tundub, et kas võiks seda tööd sagedamini teha? Jaa, päris mõnus töö, selline hea tunne ja ma arvan, et lilled annavad mitte ainult rõõmu, vaid ka sellist head energiat. Ja kui leiaks rohkem aega sellele, siis kindlasti annaks ka jõudu. No mis teie lemmiklill on muidu? Olete mõelnud selle peale? Ei ole kunagi mõelnud selle peale. Kõik lilled on ilusad, eks ju? Jaa, nagu kõik naised on ilusad ja kõik lilled on ilusad. Just. No aga täna on ikkagi Tallinna päev ja just praegu istutatakse lilli üle linna erinevates linnaosades, et no kui oluline see on, et linnas oleks võimalikult palju siis heitsvaid lilleõisi? No, tegelikult see oligi selle aasta meie eesmärk, et linna kaunistada. Nii nagu see oli jõuluajal, me soovisime kinkida tallinlastele rõõmu ja selliseid pidulikke emotsioone. Samamoodi ka praegu lilled toovad rõõmu, aga mitte ainult. Et Tallinn on roheline linn ja iga lill toob seda rohelisust juurde. Umbes 30% Tallinna
territooriumist ongi roheline. Metsad, pargid, haljastus ja seda tuleb nii hoida kui ka arendada. Et seda rohelisust tegelikult peab tulema juurde. Ja Tallinna linna jaoks on ju väga oluline ka liigirikkuse säilitumine, eks ole, et ka ju mesilased saaksid meil siin ringi lennata ja nii edasi. Ja tegelikult ökosüsteem on tegelikult ökosüsteem koosneb erinevatest liikmetest ja inimene on osa sellest süsteemist. Ja on veel üks aspekt, et just inimesest, tema tegevustest väga palju sõltub. Ja nii loomad kui ka taimed kui ka inimesed loovad ühte süsteemi, aga suurem vastutus on just inimeste peal. Ja kahjuks meie mõju loodusele tihti on negatiivne, aga me oleme võimelised käituda ja tegutseda nii, et see mõju oleks positiivne. Täna on Tallinna päev ja kuidas te kavatsete seda veel tähistada, et teil on vist päris tihe graafik või mis pärast saama hakkab? Ja tõepoolest juba hommikusest oli palju tegevusi ja vaatamata sellele, et Tallinna päeva puhul meil oli tegelikult päris suur plaan, kuidas seda tähistada. Seda me ei suutnud ellu viia, kuna praegune olukord seda ei luba. Aga vaatamata sellele, et on ikkagi üritusi ja igas linnaosas praegu inimesed istutavad lille ja ma arvan, et see kindlasti annab sellist piidulikku meeleolu ja mis jääb terveks päevaks ja saab siis täna üle linna sõita ja vaadata, kuidas sünnivad uued ilusad kohad. Olgu, lasen teid töö juurde tagasi. Nii, aga natukene veel naudime seda lilleilu siin Ballasti sillas ja siis läheme juba otsepildis Paldiski maanteele. Kuidas tekkis teil idee tulla siia niimoodi ühiselt koos lilli istutama? Ma nägin seda kuulutust ja mõtlesin, et see oleks ju põnev võtta ette selline koos tegemine ja koos ilu loomine. Et see on väga põnev, samas see annab uut kogemust ja miks mitte ilusal päeval tulla ja istutada. Kas teil on enda lemmiklill ka siis välja kujunenud nendest 3 sordist, mis siia täna istutatakse? Hosta, mets, salvei või siis naiste nõges? Pigem siis salvei, aga sellist nagu otsest lemmikut siit nagu ei olegi. Et pigem nagu sellised värvilised lilled lihtsalt. Kõik sobib. Kuidas sündis selline tore idee, et just Tallinna päeval siis ühiselt lilletaimi istutada? Jaa, idee on iseenesest juba korra kasutuses olnud. Me oleme kord juba kõik linnarahvaga taimi istutanud ja kes on Sõpruse puiesteel sõitnud autoga või trolliga mööda, teab, et 2 sõidurea vahel on imeilusad lillepeenrad, roosid, praegu on seal näha nartsissid, varakevadel olid krookused ja see oli ka kõik koos koolilastega ju istutatud. Ja ma mäletan tookord ka linnavalitsuse liikmed, meie käisime kõik istutamas ja tänaseni mööda sõites või mööda kõndides. Ma tean täpselt, millise roosi ma istutasin, imeilus roosa. Loodan, et sellised projektid ei jää mitte nüüd ajalukku, vaid ka järgnevatel aastatel saavad tallinlased kõik kaasa lüüa ikkagi selles istutamisaktsiooniss, sest see on tore.